Tere, ma olen Kait Kompus ja sõidan Suzuki Team Estonial. Säravamad saavutused mul on 2010 on Eesti meistrivõistluste 3. koht ja see aasta siis läks natuke tehnika nahka ja jäime Eesti katel 6. ja Saksamaal olime 12. Täna siis näitame video peal, kuidas on õiged sõiduvõtted ja mis on vale ja mida tuleks teha ja kuidas läheb käituda raja peal. Enne sõitma minekut me siis vaatame kõigepealt masina üle, et kõik poldid oleks kinni, pidurid töötaksid. Ja nüüd vaatame, et rattad kõik oleks kinni ühesti, sidurid, pidurid, taga. Nii. Et midagi ei looksuks ilusti. Vaatame kõik läbi. Et mingit lõksu ei oleks sees ja surnud mees ilusti oleks küljes. Ja alati enne sõitma minekut siis turvavarustus kindlasti kaelakaitse, mis on väga vajalik. Kiiver, saapad ja siis vest ka. Ja enne sõitma minekut alati, mitte kunagi ei tohi unustada seda surnud mehel lülitid külge panna. Et see on vajalik, kui paugu mõned, et see rahvas ei lendaks. Ennem sõit oleks vaja üle vaadata õhu puhasti ja paak, et ikka ilusti täis oleks. Ja nüüd kontrollime siis surnud mehe ka üle. Nii, nüüd on masin valmis sõitma minekuks. Stardis siis, kui 15 on, et siis veel valmistume stardiks ja vaatame, et kõik asjad oleks korras. Ja siis, kui tõuseb 5, alles siis me tõmbame käigu sisse ja võtame asendi sisse ilusti stardi jaoks. Ja nii kui me saame üle stardipuu, et kogu aeg oleks vedu taga, siis me peame kehaga tunnetama seda, et esirattad oleks alati natuke üleval. Siis me läheme järjest kehaga tahapoole ja lõpus oleme juba niimoodi. Ja enne starti, kui joone taha minek on, siis hea oleks, kui tehakse endal ilusti stardikoht, et see lahtine liiv ära lükata siit. Et kõva pinnas oleks väljas ja rattad hakkaksid kohe maha, et oleks hea start. Ja stardipuu taga siis alati, et kui 5 sekundit tõuseb, me alati läheme ette. Mitte kunagi teha, sellepärast muidu kui start läheb, siis oleme kohe üle pea. Ja alati siis oleme siin ees istuma, et ikka esirattad maast püsiks, kui me kohalt minema läheks. Nüüd siis kurvid, et alati kurvi tulles pidurdame nii hilja kui võimalik. Ja pidurdame hoo maha, siis võtame asendi sisse, paneme käigud paika ja siis juba enne kurvi me hakkame andma gaasi niimoodi, et me saaks kurvi läbida ühtlase hooga. Ja iga kurviste minek, järsk kurv on nagu start, uus start. Järsult lahti, nii et kovad ilusti minema läheks. Ja kui on siuksed lauged kurvid, siis võib nagu pidurdada juba. Siis peale pidurdus kohe niimoodi gaas põhja, et saaks sealt tünnist ilusti välja tulla, et masin vastu tünni püsiks. Kurvis kindlasti, kui on näiteks sinnapoole kurv, me ei tohi jääda pinki või me ei tohi kalduda siia poole, muidu on masin kohe üle ja siis on vigastused võivad olla suht tõsised, et alati kallutame siia ja nii sisse kui võimalik. Ja kui on kõva pinnasega kurv ja on siuksed siduriga masinad juba, et siis kindlasti tuleb kurvis hoida näpud siduri peal. Et kui hakkabki masin nagu külg ees libisema, siis me siduriga alati saame pilli otsaks. Ja kui on tahate külge ette saada kurvis, siis natukene esipidurit, siis tõmbab pilli kohe libisema.
hüppeid on meil siis kahte sorti, on siuksed pikad hüpped on nagu siuke ja siis on meil siuksed teravama tõusuga ja lühikese tõusuga. Et pika hüppe peal me lähme täie gaasiga, lähme nukini, et masin siis ei läheks nina alla või nina ülesse. Et see ühtlase gaasiga minek hoiab pilli stabiilsena. Ja õhus siis me saame esinina, kui lähebki küünlasse, me saame esipiduriga või tagapiduriga alla. Et kindlasti algajatel on esipidur parem, sellepärast tagapiduriga juba tuleb õhusse siduri mängimine ja sellised asjad. Ja maandumisel siis peab olema kindlasti esirattad 10 senti kõrgemal kui tagarattad, et ei oleks mingit põrutamist või ei põrutaks käsi ära. Ja kindlasti just enne maandumist keerame veo peale, et ei toimuks niisugust asja, et lendad kerega lenksu peale. Siis teravad hüppame niisugused, kus me laseme hüppe all, laseme korra gaasi lahti, keerame uuesti peale, et masini inertsiga lennaks ilusti niimoodi õhku. Ja seal toimub maandumine ja kõik on täpselt samamoodi õhus käitumine. Siin laines siis kõigepealt, kui me hakkame laines sisenema, me laseme korraks gaasi lahti ja keerame uuesti gaasi peale, et me saame veo taha ja saame nina üles. Kerega lähme taha poole ja mitte kordagi ei tohi gaasi maha lasta. Et nii kui me gaasi maha laseme, nii kaob inerts tagant ära, vedu kaob tagant ära ja siis me oleme kohe lenksu peal ja me lendame üle. Et kogu aeg, kui tuleme, kõigepealt otsime kõige siledama trajektoori ja keerame veo peale ja kogu aeg taga esirattad üleval. Et esirattad käiks kogu aeg nagu laineharja peal. Et ei toimuks seda, et lendame üle. Ja siis, kui on suuremad siuksed lained, kus saab juba 2-2 hüpata, siis läheme hooga peale ja jätame tagaratta sinna laineharja peale, teise laineharja peale, et kohad langeks ilusti kallakusse ja me saame minna järgmisesse hüppesse. Sõidu ajal siis, kui me sõidame, et kunagi ei tohi vaadata silmadega koodi esiraua ette, et muidu sa ei näe rada ja mis ees on või mis takistused ees tulevad, et alati vaatame endast kuskil 10 meetrit ettepoole ja kurvides, mis ees toimub, siis me saame olla valmis juba ja ennast ära sättida koodi peal, et kui ongi, et vaatame ette, siis ongi näiteks tuleb mingi auk või laine, et siis on kohe üle lend, et seal ei jõua reageerida enam nii kiiresti.